Tere kõik laivi kuulajad! Täna siis tahaksime rääkida avaliku esinemise teemal ja tööintervjuudest ja vestlustest. Ja, täna siis on meiega Kristina. Et võib-olla räägid natuke endast. Jaa, hea meel on siin olla ja tervitust kõikidele vaatajatele, kuulajatele ka, et mina olen siin selle põhjusega, et ma näen oma töös igapäevaselt täiskasvanud inimesi, kes ei julge ennast väljendada, muretsevad väga oma erinevate tööintervjuude pärast, võib-olla esitlemise vajadustel, kui neil on vaja minna kuskile esitlema midagi, ettekannet tegema lavale. Ja kuna mu väga suureks südame teemaks on tegelikult noored, siis ma olen leidnud selle viisi, kuidas need noored, kes praegu on noored, kuidagi neile selles juba praegu toeks olla, et nad ei peaks täiskasvanuna kellelegi siis otsa vaatama ja suud mitte lahti tegema ja et julgeksid rääkida, julgeksid olla nemad ise ja julgelt ikkagi väljendada ennast, enda mõtteid ja vajadusi. Ja tegelikult ju on ka palju erinevaid sisseastumisintervjuusid ja muid olulisi asju ees ootamas just praegu. Nii et ma arvan, et sellepärast on see teema hästi aktuaalne ja mina olen siis eneseväljenduse mentor ja koolitaja ja koolitan, teen töötubasid nii täiskasvanutele kui noortele ja selliseid üks mentorlussessioone samamoodi, et toetada siis inimesi selles, et nad julgeksid ennast väljendada, anda neile neid nippe, neid oskusi, kuidas oma esinemist üles ehitada, nii et see ikkagi oleks põnev ja samal ajal kaoks siis kõik muud hirmud taustalt ära, et kui ikkagi see südameasi on sulle tähtis ja sa sellest räägid, siis tegelikult kõik muu kaobki ära. Aga oluline on leida see kontakt siis iseendaga, enda südamega, enda soovidega ja julgelt siis sellega maailmaga jagada. Väga meeldib. Ja, tõesti tõsi, kevadel kõigil noortel igasugused kaitsmised ja võib-olla suvetöödele kandideerimised. Esmalt võib-olla räägikski siis intervjuudest ja töövestlustest. Et kuidas üldse intervjuuks valmistuda? Ma arvan, et intervjuuks valmistumine on kõige tähtsam on see, et sa tegelikult üldse viid ennast kurssi, kuhu sa lähed, kes sind seal vastu võtavad, olgu see siis kooli kandideerimine või tööle minek, et mis koht see on, kuhu sa lähed. Ja võib-olla juba nagu välja vaadata või aru saada, et miks sulle meeldib või mis sulle seal siis meeldib või mis sind paelub selle asja juures, et tihtipeale võib-olla minnakse sinna ja öeldakse, et siin ma nüüd olen ja oodatakse seda kohtuotsust siis, et kas ma siis sobin või ei sobi, aga tegelikult ma alati ütlen, et see on selline kahepoolne vestlus tegelikult, et samamoodi lähed ju sina uurima, mis kool see selline on, mis töökoht see selline on, need inimesed seal, kas see mulle meeldib, kas see mulle sobib, kuidas ma tunnen ennast seal nagu füüsiliselt selles keskkonnas. Ja võtta kaasa ikkagi oma küsimused samamoodi ja mis seal ka jooksvalt tekivad. Ma arvan, et see ettevalmistus just selles osas, et sa tead, kuhu sa lähed. Loomulikult sa lõpuni ei saa teada, sest mingid vastused sa saad alles seal enda jaoks ka. Aga et ikkagi, et sa oled selles osas ettevalmistunud, sa tead, kuhu sa lähed. Sa tead, miks sa sinna lähed või miks sinu soov on just minna näiteks sellesse kooli või seda teemat õppima või just sinna tööle kandideerima, seda tööd tegema, et selline sisemine põlemine mõnes mõttes, et sa saad aru, miks sa sinna lähed ja miks see sul oluline on ja kuhu sa siis lähed, on ju. Et kõik muu tegelikult ju tuleb koha peale, et kui sa oled ennast ka kuidagi füüsiliselt üles äratanud ja endaga heas kontaktis, et sa usaldad ennast ja sa tead, mis sulle meeldib, mis sulle korda läheb ja mille eest sa seisad, siis tegelikult vahet ei ole, mis intervjuu see on. See õnnestub, ma arvan, alati. Kui seal vastas on need sinu inimesed, kelle juurde sa tegelikult ka minna tahad. Et see eeltöö on väga oluline. Aga kuidas siis koha peal selline tugev sissejuhatus teha ja esmamulje just? Kuidas seda? Jah, öeldakse, et esmamuljet justkui 2 korda ei saa luua, aga tegelikult ma arvan, et eks see saab ikka, et kui inimesed on ikkagi inimlikud, siis nad ju saavad aru, et olukord on võib-olla noorele või sellele täiskasvanule, kellele iganes, kes kuhugi kandideerib,
või mingi esinemise ette võtab ikkagi pingeline, et see võibki olla talle ebamugav, et tegelikult on ka selle teise poole ülesanne siis luua võimalikult selline soe ja mõnus keskkond, on ju, või kuidagi mõnes mõttes ka nagu maha rahustada see inimene, et ma arvan, et kõige tähtsam, nii nagu ma eelmisele küsimusele ka vastasin, et sa ikkagi tead, miks sa sinna lähed, et sul on see fookus paigas. Ja sa tead nagu, et sa tead une pealt tegelikult, miks sa just tahad sinna minna või võib-olla sa tahad sinna natukene nagu kompama minna alles, aga ka siis see on see nagu, millest lähtuda, et minna julgelt, öelda oma nimi, tere, siin ma olen ja vaadata, mis siis saama hakkab, sellepärast, et kaotada ei ole mitte midagi. Et kaotada saab siis, kui sa ennast üldse välja ei pane ja ennast ei näita ja julgelt ei küsi ja ei taha ise siis asjadest ka teada, vaid oledki tasa ja oled nõus sellega, mis sulle öeldakse või mida sinult küsitakse ja võib-olla ka see, et sa tahaksid justkui kõiki vastuseid ette teada või pähe õppida, et see on ka hästi keeruline tegelikult, sellepärast, et seda ei ole võimalik ju teha, et jah, sa saad enam-vähem ju harjutada selles osas, et on mingid stampküsimused, mida töövestlustel küsitakse näiteks, guugelda, otsi, ma ei tea, küsi ChatGPT-lt, on ju. Ja enam-vähem saad natuke mõelda võib-olla nendel teemadel, aga ka need ei pruugi olla just need, mida sinult küsitakse. Aga just selline enda tundma õppimine, teadmine, mida sa tahad, mida sa väärt oled, et ma arvan, et see aitab igast intervjuust läbi ja see julge tere ja mina olen see ja uskuda, et teistel ongi sind hea meel näha, sellepärast, et nad on sinuga selle intervjuu kokku leppinud. Ja kooli intervjuudel samamoodi, et ei ole ju mõtet minna ja öelda, et ma olen perfektne inimene ja mulle meeldivad kõik asjad ja kõik ained ja ma tahan väga siin õppida ja nii edasi, et eks siis nagu mitte siis näidata, et mis sulle tegelikult päriselt korda läheb, et see on, ma arvan, üks suurimaid vigu tõenäoliselt, mida teha. Ehk et kui sa päriselt näitad ennast, julged jagada enda mõtteid, enda arvamusi ja siis sind kuhugi vastu ei võeta või tööle ei kutsuta, siis järelikult see ei olnud võib-olla sinu koht. Et vahel mõni ei tegelikult viib järgmise kohani, mis on tegelikult täielikult sinu jah. Nii et ei tasu sellest heituda ja pigem riskida natuke rohkem, kui et vähem. Et siis enesekindlalt kohale minna. Aga kui tekibki ikkagi selline olukord, et küsimus on näiteks liiga keeruline või tekitab sellist sisemist paanikat natuke, et kuidas sellest üle saada? Hingata, kindlasti hingata tasub absoluutselt igapäevaselt kindlasti, aga eriti selliste pingelistemates situatsioonides ka ja nii laval kui intervjuudel või kus iganes ja mitte karta seda vaikuse hetke, kus sa võtadki endale hetke, et hingata ja lihtsalt korraks mõelda või tunnetada, mis siis kehast või peast või kust iganes seekord see vastus tuleb, et ei teagi vastuseid kõikidele küsimustele ja vahel on ka okei öelda, et ma tegelikult ei oskagi sellele küsimusele praegu vastata. Et ma võib-olla vajaksin veel rohkem aega või võib-olla me tuleme selle küsimuse juurde näiteks intervjuu lõpus tagasi. Muidugi hästi pika kommunikatsiooni-inimesena tean ma neid tõdesid ka, mida tihtipeale kasutatakse ka siis, kui näiteks ajakirjanik küsib midagi ebamugavat või midagi, mida sa ei tea tegelikult ja siis saab ju ka öelda, et ma vastan sellele hiljem või saatke mulle see kirjalikult, sa ei saa intervjuul öelda, et saatke mulle see kirjalikult, ma pärast vastan. Aga võib-olla küll see, et selline aus nagu jagamine ka, et mul võtab natuke aega või tuleme selle juurde tagasi või siis ikkagi usaldada seda, mis tuleb, sest ei ole õigeid valesid vastuseid. Tegelikult inimesed tahavad näha sind ja see kõik on õige, mis sinust tuleb. Et iseendaks jäämine ja ajuduse võtta seda aega korraks. Seda julgust. Aga selleks, et iseendaks jääda, tuleb iseennast tundma õppida. See on kõige olulisem ülesanne. Ja see on see eeltöö siis. Absoluutselt. Aga mis need kõige levimad vead siis just intervjuudes ja vestlustes on ja kuidas siis neid vältida? Ja natuke neid puudutasime ka juba, et tegelikult seesama, et ma olen perfektne. Kooli puhul näiteks, et mulle meeldivad kõik ained. Ma ainult siia kooli tahan saada. Ja kuni selline välja, et tegelikult sa mängid kedagi teist või lähed siis mingi maskiga. Et see kehtib ükskõik millises olukorras. Et kui sa ikkagi oled selgelt enda jaoks nagu paika pannud, et
mida sa sellest intervjuust soovid või kus see sinu fookus on või mis ained need sinu tugevused on ja tegelikult tahetakse näha sind, on ju. Et siis sa ikkagi jagad seda, mis sulle korda läheb või miks see sulle huvitav tundub, miks sa just sellesse kooli soovid minna ja tegelikult laias laastus anda endale ka natukene nagu vabadust, et minuga ei juhtu tegelikult mitte midagi, kui ma ka sellesse kooli või sellesse töökohta ei saa. Sellepärast, et kooli mõistes gümnaasiumiharidust näiteks annavad ju nagu väga paljud koolid Eestis ja kui nüüd ühte ei saa, siis teise kindlasti saab. Ja võib-olla sa üldse tahad gümnaasiumisse minna, on ka küsimus, kas su vanemad tahavad, et sa läheksid või sina tahad või mida tegelikult sina teha soovid, et see on hästi oluline enda jaoks selgeks teha. Ja siis sellest lähtuvalt, ma arvan, ei saa väga palju eksida. Kui sa julged ennast näidata, kui sa julged lõdvestuda selles olukorras, teada, et mõni ei võib olla hoopis jah mõnele palju ägedamale kogemusele või seiklusele. Ja tegelikult see jah, julgus lihtsalt seda ühe kogemusena võtta, et jah, see võib olla hirmutav, aga kui sa seda kunagi teinud pole, siis see ongi võõras ja see hirmus, aga iga korraga järjest rohkem läheb see paremaks ja mida rohkem jällegi oled endaga ausas kontaktis ja julged seda ka välja näidata, siis seda lihtsamaks see läheb. Aga kuidas neid oma nõrkusi või selles suhtes ongi ainete puhul näiteks, et kõik ained mulle ei meeldi, aga kuidas ma siis seda peaksin nagu esitlema või kui palju sellele üldse keskenduma? Ma arvan, et on aus öelda, et mulle väga meeldivad need ained ja ma tahaksin ennast nendes ainetes nagu arendada ja paremaks saada, sest need paeluvad mind, et jah, ja ka ausalt tunnistada, et need on mu võib-olla nõrgemad kohad, on ju. Et kus ma nagu nii hästi, see ei ole mulle omane või samamoodi ka töövestlusel, et tihtipeale küsitakse seda, et mis on teie tugevused ja küsitakse ka, et aga mis need nõrgad küljed on, on ju. Et neid peaks nagu tundma ja teadma ja kuidagi ka aktsepteerima, et jah, seal ongi see küsimus, et kas sa siis aitad neid nõrku järgi ja oled kõigest siis keskpärane või sa ikkagi paned fookust sellele, mis sul tuleb loomulikult hästi ja loomulikult mitte siis jättes kõrvale neid nõrgemaid kohti, aga ikkagi julgedes öelda, et no vot, matemaatikas mul nii hästi ei lähe, aga eesti keel on super. Ja tahangi, see ongi minu valdkond ja ma tahaksingi tulevikus tegelikult tegeleda sellega või saada kirjanikuks või mis iganes, eks. Et kuidagi näha seda mõned sammud ette, et kuhu see sind siis viia võiks tegelikult. Ma arvan, et see on ka hästi tugev trump, millega tõenäoliselt ka vestlustel silma jääda. Jaa, väga tore. Aga räägikski nüüd edasi siis võib-olla sellisest avalikust esinemisest, et kui vestlusel on selline tavaliselt üks-ühele või väiksem grupp, et siis sellise suurema publiku ees, et näiteks lõputöö kaitsmised või etteastumised. Et kuidas nende jaoks valmistuda? Ja tavaliselt inimesed ütlevad, et mul ei ole vahet, eks ühe inimesega rääkida või 5 inimesega, nagu kui aga oleks 50, et siis on nagu küll õudne, on ju. Et siis see on täiesti nagu mõeldamatu, et tundub nii hirmus, aga laias laastus tegelikult, kui sa tead, millest sa räägid, sa oled enda jaoks need olulised punktid nagu välja toonud, sa oled ette valmistunud, enda keha kaasa võtnud, üles äratanud ja siis lähed seda tegema, eks, et see on natuke teistmoodi kogemus kui siis, kui sa siis ei tee seda, eks. Et tegelikult ei ole vahet, öeldakse, mitu inimest sul saalis on, et see võib küll ära ehmatada, kui sul on tõesti äkki mingisugune staadionid rahvast on ju, et ma ei ole ise ka staadioni kontserti andnud, et selles mõttes ma ei tea, mis tunne see on. Aga tegelikult sellele vahet, mitu inimest sul on saalis või ruumis, kui sa lähed hästi fokusseerituna. Ma lähen seda jagama, see on minu sõnum võib-olla uurimustöös, lõputöös. Need on need 3 kõige põnevamad asja, mulle kõige põnevamad asjad või need ägedad kogemused selle juures. Või kui ma uurisin seda, siis ma kogesin seda ja õppisin seda. Ja et kui sa lähed seda jagama, sellist oma natuke sellist isiklikku lugu ja kuidagi seda kirge, siis see kõik muu, kõik see hirm ja sellised ebamugavused ja see, kas on 50 või 500 või 5000, see nagu natuke hajub. Et see fookus on hästi oluline hoida sellel, mida sa lähed jagama. Ja üks noormees siin jagas ka ühes koolis, kui ma käisin ka 11-ndikele, siis neid nagu toetamas selles, et oma uurimustöödega hästi hakkama saaksid ja siis oma kaitsmised tehtud saaksid. Et ta tegelikult selle protsessi käigus, kui tema kirjutas siis filmi tegemisest siis või mingi see teema oli ja sai tegelikult teada
ma küsisin, mis sa nagu enda kohta teada said. Et see on see nagu see isiklik osa, mis tegelikult meid huvitab inimestena. Ja siis ta ütles, et ta tegelikult sai aru, et ta ei taha olla režissöör, vaid ta tahab olla operaator. Ühesõnaga või kuidagi vastupidi. Ühesõnaga, et ta õppis tegelikult selle protsessi käigus midagi väga-väga olulist. Ja meil on kuulajatena, ma arvan, seda ülimalt põnev kuulata tegelikult. Mitte, et filmi tehti nii ja siis tehakse naa ja siis need komponendid, siis ma uurisin sellest. Aga mida ma avastasin ka enda kohta või miks mulle see korda läheb, seda tahaks väga kuulata. Võib-olla sellega võikski avada oma mis iganes lõputöö kaitsmise, et mis see kirg seal taga on. Ja kui sa sellest kirest lähtud, siis sa võid ükskõik mis olukorras rääkida ja see kannab sind üle kõikide takistuste ja läbi ebamugavuste. Et siis niimoodi isiklikumalt avades saabki publiku kohe endaga kaasa haarata. Absoluutselt jaa, sest meid inimestena tegelikult huvitavad ju teiste inimeste lood, kogemused, seal on see mingi emotsioon, mingi kirg, kui ma saan nagu aru, et nii põnev, räägi veel, onju, et sa oled ka võib-olla midagi sellist kogenud. Et väga huvitavad tegelikult teised inimesed ja mida rohkem sa kuidagi ennast avad või julged ka oma kirge ja sellist nende mõtteid jagada, seda põnevam inimene tegelikult tulevad. Ükskõik kelle jaoks siis, ka iseenda jaoks tegelikult. Aga sa mainisid korra, et see ettevalmistuses ka selline keha ülesäratamine. Kuidas see käib või mis see endast kujutab? Ja see on väga põnev teema. Mul oli üks klient, üks täiskasvanud inimene, kes siis peab aeg-ajalt esinema ja tema ütles, et tema tahab laval ainult istuda. Et tema ei tea, mis selle ülejäänud kehaga teha ja kuhu need käed panna ja üldse nagu, põhimõtteliselt mulle tekkis tunne, et ta tahaks nagu minna ainult selle osaga lavale või ainult selle osaga võib-olla siit ja kõik selle muu sinna kõrvale, et aga tegelikult see ei ole võimalik, on ja mida rohkem sa seda eemale lükkad, seda ebamugavaks sul see kogemus läheb. Tegelikult ma olen hästi kehausku selles osas, et kehas on tegelikult nii palju tarkust, tuge, hingamine, mida sul on vaja tegelikult, kui sa ei hinga, sa ei kasuta oma keha laval või ei lase sellel energial välja tulla, hoiad käsi niimoodi kõvasti enda kõrval ja lased, siis see esinemisnärv võib-olla või see elevus ja mis iganes sul on, hakkab siit kuidagi nagu välja pressima, et siis sa tegeled sellega, et see keha on nii oluline üles äratada, kasutada seda energiat, mis sinusse tulvab tegelikult enne esinemist ja see hingamine samal ajal, et meil kõigil on vaja korraks mõelda, sinul on vaja mõelda, kui sa oled laval, on publik tegelikult või kas või see kaitsmiskomisjon, kes iganes tahab ka korraks nagu võib-olla mõelda selle, mis ta just ütles. Sul on vaja nagu seda ühendust saada iseendaga jälle ja midagi, et sa ei vajuks kokku selle kogemuse all, sest sa ei saa hingamist kõrvale jätta. Aga et see keha ülesäratamine hästi oluline, hästi lihtne asi. Alati teen enne igal esinemist. Saab teha ka väga väikses vetsupoksis näiteks kuskil, kui sa tahad privaatselt seda teha, on lihtsalt raputamine üle keha. Hüppad, kargad, raputad. Ma kogesin seda paar aastat tagasi esimest korda, kui ma tegin seda enne lavale minemist. Tohutu närv oli sees kuidagi. Ja ma tundsin lihtsalt nagu instinktiivselt kuidagi hakkasin ennast raputama, hüppama, kargama. Enne kui ma siis lavale läksin ja ma tajusin, kuidas siis see närv nagu läheb maha, sest sa annad sellele kehalise väljundi. Ja samal ajal see energia jääb alles või see selline nagu energia, mida sul on vaja tegelikult selles olukorras, et ja kui su keha on kaasas, siis ka su hääl kõlab. Hästi paljud inimesed tegelevad sellega, et oma hääle kõla ja kuidas ma saaks ikka parema häälega rääkida ja tugevamalt ja nii kui sa keha üles äratad ja kuidagi selle kire siia kaasa võtad, nii on hääl on kaasas. See on üks osa su kehast lihtsalt. Et kindlasti keha üles äratada. Kui on võimalus minna trenni, teha väike sörk, venitada ennast, hingata, maandada, venitada enda küljed lahti, eks siit raputada, liigutada ja siis minna lavale ja mitte ära unustada hingamist. Et siis sujub kõik 100 korda paremini, sest see kõik on tohutu tugisammas, mis sul on tegelikult laval ja sinuga kaasas. Ehk siis kindlasti võtta seda aega ja enne siis keha üles äratada. Ja sellist häälestumist võib-olla natuke, et kui sul on ikkagi tähtis päev, siis muude asjadega tegele, võib-olla sotsiaalmeediasse ei lähe, mingit meile ei loe, muude asjadega tegele, et sul on lihtsalt võimalus kuidagi häälestuda sellele, mitte siis üle mõeldes, vaid lihtsalt tehes neid mingeid praktikaid, eks, et teha väike trenn, väike sörk, süüa korralikult, juua, sest esinemine kulutab tegelikult tohutult ka vedelikku sinu kehast, eks, et sa räägid palju ja võta see vesi kaasa, isegi kui on imelik, võta see pudel, selles vahet ei ole, võta see pudel lihtsalt sinna kaasa, kuhu sul on vaja minna, olgu see sisseastumisintervjuu või mingi muu koht, selles mõttes, kui sul suu kuivab, siis sul suu kuivab. Miks sa pead selle nagu kuidagi ära peitma siis või sellepärast rääkimise katki, et lihtsalt hoolitse enda eest ja pane ennast valmis selleks kogemuseks.
ja mõtle, mida sul nagu võita on. Et ma arvan, et see on kõige olulisem. Et miks sa seda teed ja mis sa sealt tahad nii-öelda sellega saada. Aga nüüd, kui sa jõuadki sinna lavale, kuidas seal sellise kehahoiaku ja võib-olla häälega, mida seal siis nagu mõelda, et kuidas oleks see just selline, et teised kuulaksid ja kaasa haarab ja Ja ma arvan, et see selline loomulik liikumine on hästi vajalik. Just sellepärast, et kuna see energia siin kehas on, eks see väike esinemisnerv on kaasas, et sa kuidagi annad enda kehale võimaluse liikuda. Et ja võib-olla vähehaaval neid käsi juurde tuua, ega see ongi alguses ebamugav, sa ei oska seda teha, aga mõni teeb väga loomulikult, mõni ei tee, vaid hoiab ennast hästi kramplikult kuidagi kinni. Et ma alati soovitan esinemisi teha nii palju kui võimalik ikkagi püsti, salvestada mingid videoasjad püsti, kaitsmiskomisjoni ees sa oled niikuinii tõenäoliselt püsti, võib-olla intervjuul istud, aga kasutada seda keha ja kuidagi tugevalt kahe jalaga maas, sirutatult, kuidagi julgelt seesama fookus oma sellele kirele või sellele sõnumile, mida sa lähed edastama ja lubada lihtsalt enda kehal loomulikult liikuda. Et see on kõige tähtsam, kui sa hakkad seda närvi kuhugi suruma või ei luba endal liikuda, siis see on väga raske, sest see on loomulik, et me liigutame ennast ja ka laval tegelikult. Ehk siis 2 jalga tugevalt maas, tugev toetuspind, liiguta ennast, hinga ja muidugi raputa ennast enne lava ikkagi käima. Aga kui nüüd ikkagi lähen enesekindlalt peaga, tekib mingi selline enda jaoks ka selline ebamugav koht või mingi närv tuleb ikka sisse. Kuidas sellest siis nagu lahti saada ja edasi minna? Ja see on ka selles mõttes, et hästi lihtne vastus on see, et jällegi, et hoiad fookust ja sa tead, kuhu sa pead jõudma. Ehk siis, kui sa oma esinemist ette valmistad, siis sul peab kindlalt paigas olema see algus, millega sa alustad. Siis mingid olulised punktid, näiteks võib-olla 3 kõige olulisemat asja, mida sa tahad välja tuua. Või 3 kõige olulisemat küsimust, 3 kõige olulisemat teemat, mingit asja, mida sa avastasid, mida sa tahad jagada. Ja siis, et sul on lõpp, et sa tead, millega sa lõpetad. Et kui sul tekib ka mingi blackout kuskil või mingi asi, et sa tead, kuhu sa tegelikult jõudma pead. Mis sul see lõpuosa on, et sul ei ole mingi oh my god, nüüd on nagu totally lost, et sa ei tea tegelikult, kuhu sa jõuad. Et kui sul on see lõpp paika pandud, et selline nagu kõlav lõpp, millega sa tahad lõpetada, siis sa tead vähemalt, kuhu sa tüürid seda paati, isegi kui vahepeal nagu GPS ei tööta. Aga seda juhtub päris tihti inimestel ja mul endal on ka juhtunud, et lähed lavale, enesekindlalt või kuhu iganes, ütled oma esimese lause ära ja siis see siis sa saad aru, et nüüd ma olengi laval ja nüüd ma olengi siin ja nüüd ma peangi siia jääma. Ehk siis see kuidagi see reaalsus jõuab natuke hiljem võib-olla kohale. Sellest ka aitab ikkagi läbi see, et sa hingad, võib-olla võtadki väikse pausi. Inimestele tundub see paus hästi pikk alati, kui nad ise on laval, aga tegelikult kuulajana, kui sul on 3 sekundit kuni 10 sekundit pausi, see on jumala okei. Ma olen selle läbi testinud. Nii et võtad rahulikult selle pausi, hingad ja seda kiiremini sa saad sellest friisist üle või sellest kohast, et sa nüüd issand appi, et ma olengi siin ja nad vaatavad mind. Et hingad, võtad selle pausi ja siis see tuleb tagasi. Selles mõttes, et kui sa ei hinga, siis keha ei saa su ajuga ühendust ja vastupidi, et see tuleb alati tagasi, teades oma kindlalt oma lõppu või kuhu sa tahad tüürida, siis see viib selle paadi ikkagi lõpuks sinna, kui sa tahtsid jõuda, et tekib neid hetki, kindlasti tekib, aga sa pead nagu uskuma ja usaldama sellesse, et sa saad sellest läbi, sellest üle ja hoidma selle fookust ikkagi selle, mida sa läksid sinna tegema. Et seda enam on seda ettevalmistust oluline teha, et sa teaksid oma teemat, sa teaksid neid olulisi punkte, mida sa tahtsid välja tuua ja kuhu sa siis tahad selle jutuga jõuda, et tekib ja see on loomulik ja on väga palju müüte, et kogenud esinejad ei ole närvis või kõik peab perfektne olema ja sa pead nagu kindlasti alustuseks nalja tegema ja tegelikult see ei ole nii, eks. Et jah, algus võiks olla selline kõlav, lõpp võiks olla kõlav, ja kogenud esinejad on ka närvis, see täitsa tuleb täitsa lampi kuskilt peale, siis küsimus on, mida sa teed selle närviga ja kuidas sa siis seda enda jaoks maandad või kui palju sa usud sellesse, et sa lähed sellest läbi ja fookus kohe tagasi. Sest muidu see aju hakkab sulle igast asja mõtlema. Mis ma lausa peab teised riided selga panema, miks nad mind imelikult vaatavad, appi, kas ma ikka räägin normaalselt juttu, issand, äkki mul läheb midagi meelest ära, siis sa jõuad 100 asja mõelda, see aju on ikka nagu kõikvõimas. Aga fookus tagasi, kohe tagasi, nii kui ise mõtled kuskilt midagi tuleb, äkki nad näevad ma närvis, fookus tagasi. Sest sellega on nii nagu taskulambiga. Kui sa ikkagi suunad oma fookuse sellele, mida sa tahad öelda, siis see publiku tähelepanu ka sellele on ju.
kui sa suunad oma fookuse sellele, et oh my god, mu jalg väriseb, siis publiku tähelepanu läheb ka sinna või et oh my god, kas ma räägin normaalset juttu, et et hästi kohe tagasi. See kipub kaduma, see olukord on uus, ebamugav, veider, teistsugune, aga tagasi kohe selle peale, miks sa seal oled, mida sa tahtsid jagada. Et fookus paika ja sinna, kuhu mina tähelepanu suunan, sinna läheb ka publiku tähelepanu. Aga kuidas seda fookust nüüd ongi need pidepunktid näiteks, et tihti on ju tänapäeval tehnoloogiaga, et arvutid ja telefonid ja meil on ikkagi veel paber ja pliiats ka, et mis on sellised parimad viisid siis, kus ma need oma punktid kirja panen või kuidas ma neid hoian, et kui ma tahangi ikkagi sealt liikuda, et kuidas selline, et eeltöö siis peaks olema, et millele mõtlema. Ja need on hästi erinevaid variante, et ma väga soovitan seda, et slaidide peale, kui sa teed ka slaidid näiteks on ju, et sa ei hakkaks nende najal liugu laskma ja neid siis kuidagi ette lugema ja siis sina muutud nagu teisejärguliseks, et põhimõtteliselt ma võiksin ise ka neid slaide lugeda, et miks sina seal laval siis oled, on ju. Et need saavad olla illustreerivad, toetavad materjalid, nii edasi. Mina näiteks ei kasuta üldse slaide just sellepärast, et seda fookust hoida ka publikul ja seda fookust iseendana hoida, et ma teen ikkagi piisava eeltöö, nii palju infot, kui ma suudan meelde jätta, struktuurselt üles ehitada, see on selles mõttes hästi nagu oluline osa. Ma teen seda ka, juhendan selles mõttes inimesi, kes lähevad lavale ja aitan neil struktuurselt ja süsteemselt selle asja üles ehitada, kuidas nad selle meelde jätaksid ja mismoodi seda siis loogiliselt enda jaoks paika panna. Aga alati aitab selles mõttes, sa võid ka võtta selle väikse paberi kaasa, eks, et see on vahel selline nagu turvavöö, et paned endal selle alguse, lõppu ja võib-olla need 3 kõige olulisemat punkti, mis järjekorras sa asju räägid. Sinna kirja, see on sul kaasas, sa saad sinna iga kell piiluda, aga võib-olla sa ei peagi sinna piiluma. Ja mida rohkem sa tood sellist ise kogemust ja nagu neid näiteid sisse, seda lihtsam on sul seda asja nagu esitleda, sellepärast, et sa ei pea seda pähe õppima. Sa pead küll struktuuri pähe õppima, mis järjekorras, mis tuleb. Aga kui sa jagad oma kogemust, seesama, et tegin uurimustöö ja tegelikult alustasin sellest, et ma tegelikult mõtlesin, ma tahan režissöör olla, aga et kui sa jagad oma kogemust, see on alati sinuga kaasas nagu, või see mingid omad näited või jah, mingid sellised, mis sa oled siis töö käigus õppinud, et see on sinuga alati kaasas. Aga see, et mis järjekorras siis, mis asju tood, see on võib-olla see, mis tuleks siis endale järjekorrad meelde jätta, võib-olla väikse paberiga kaasa võtta ja mõnel juhul ka ikkagi slaididele panna, et illustreeriva materjalile. Aga ma soovitan mitte kunagi jääda slaididele kindlaks, sest mis siis juhtub, kui slaidid ei tööta. Siis on 2 varianti, kas on täiesti pekkis või on see elu parim ettekanne üldse, sest sa kuidagi lähed siis loomulikult seda jagama, mis sinuga kaasas on. Et jah, jääda iseendaks, iseenda kogemust rääkida ja see struktuur just, et see siis. Aga millised need kõige levinumad vead ka avaliku esinemise puhul siis on? Kuidas siis neid teadlikult vältida? No natuke siin puudutanud ka neid, et tegelikult number 1 on, ma arvan, kindlasti see, et seesama, et sa ei ärata enda keha üles, ei võta seda lavale kaasa, sest sa ei saa ilma kehata, nagu see suuant ei räägi siin üksi. Teine on see, et sa ei hinga kindlasti, et sa ei anna nagu endale seda taastumisaega või seda ühendust mäluga ja ajuga. Publikule ei anna võimalust hingata ja kuidagi suhestuda sellega, mis sa just ütlesid. Number 3 on see, et sa ei ole valmistunud kindlasti. Et sa ei tea tegelikult, mis järjekorras need asjad on ja mis see kõige olulisem sõnum on, mida sa tegelikult jagama lähed. Või need 3 kõige olulisemat punkti, mida sa tahad jagada. Ja ma arvan, et need ongi kõige olulisemad. Ja see, et sa tegelikult ei tea, kuidas oma esinemisnärvi maandada. Et kui need asjad on tegelikult nagu läbi katsetatud, iga esinemisega läheb järjest paremaks. Mul oli esinemisnärv nagu selles mõttes oli nagu kaasas päris mitmed korrad ja ma ei ole seda tundnud nüüd päris tükk aega. Sellised kujud. Pigem on selline elevus, sest mul on mingi äge lugu või mingi kogemus, et ma käisin Inglismaal mõned nädalad tagasi esimest korda laval ja ma olin nii põnevalt kokku pannud selle esinemise oli teemal, mis teised arvavad. Kuidagi selline takistus, mis meid kõiki nagu kuidagi mõjutab ja mina olen kogenud ja mida siis nii-öelda mu kliendid on kogenud ja kuidagi, mida teadlased siis ütlevad ja miks me siis sellest hoolime. See on selline nii põnev kõik. Ja ma nagu tahtsin seda jagama minna, ehk siis tegib elevus sellest, et ma tahan jagada või ma tahan neid inimesi aidata või ma tahan näiteks noorte juures koolides käia praegu, et neid toetada nendes
olukordades, mis neil siis on või üldse ka täiskasvanuks saades, et nad ikkagi julged ennast väljendada ja oma esinemisi teha, sest see on nii loomulik osa. Me tegelikult ju sünnime, kasvame väiksena, väljendame ennast väga julgelt ja selgelt ja siis mingi hetk lihtsalt kuidagi nagu tõmbame väga kookordesse sisse. Et nagu natuke sellised nagu kihid sealt maha saada ja ikkagi jällegi see, et kui see on minu südamest tuleb see kirg ja see mulle väga korda läheb ja selle pealt minna, siis see paalub tegelikult teisi ka, et rääkisime küll vigadest, aga jõudsime selleni, et mis see siis nagu põnev oleks või kutsuv, et me kõik oleme tegelikult loomulikud ja naturaalselt sündinud esinejad, nii et lihtsalt küsimus on, kuidas ette valmistada ja kuidas need maskid ja kihid kõrvale jätta ja julgelt sellest läbi minna. Et jah, eesmärk ongi tegelikult minna oma infot jagama ja teisi siis harida nii-öelda. Aga kui palju siis näiteks kaasata seda publikut või kuidas suhelda publikuga? Kui suur roll sellel on? Kaasata on alati tore selles mõttes, et kas või alustada mõne küsimusega või vahele kuidagi isegi mõni lause jätta just küsilausele õhku, et inimesed sellele mõtleksid, võib-olla palub kätt tõsta mingi koha peal. Publiku kaasamine on alati hea ja vajalik ja kuidagi nad tunnevad ennast kaasatuna, kas või seesama, et sa mõni küsilause ja jätad sinna pausi ja lased neil korraks mõelda sellele. Juba see on kaasamine tegelikult. Või see, kui sa vaatad neile silma ja kuidagi neid kuidagi ka niimoodi nagu kaasa võtad sellele teekonnale, et iga kaasamine on juba see, kui sa jagad mingit oma kogemust, millega teine inimene saab suhestuda või saab kuidagi aru sellest ja seostab seda mingi enda kogemusega, et ka see on mõnes mõttes ikkagi kaasamine juba. Et see on keeruline võib-olla alguses, seda saab ka järjest rohkem ja rohkem harjutada kuni selleni, et kui sul on mikker käes, siis sa vahel küsid publiku käest midagi, et olen seda ka teinud, aga loomulikult mitte esimestel kordadel, kui ma üldse kunagi lavale sattusin. Et see tuleb järjest loomulikumalt, et ma alati ütlen, et sina ei ole siin ja publik ei ole seal, vaid sa kuidagi oled see üks osa ruumist. Et tegelikult kui nii-öelda nagu füüsiliselt kui nagu vaimselt, et kuidagi niimoodi selle suhtumisega minna, et siis ei teki seda, et nemad seal ja mina siin sellist vastandumist. Ja tegelikult publik tahab, et sul läheks hästi. Et inimesed on tegelikult head, ei taha, et sinuga midagi juhtuks. Keegi ei taha, et sa seal intervjuul pikali kukuksid või laval sul kõik asjad meelest ära läheks, siis neil on hästi ebamugav. Tegelikult me tahame, et teisel läheks hästi ja ma arvan, et vähehaaval see kaasamine õnnestub järjest loomulikumalt. Aga ei tasu sellest nii-öelda ka heituda ja seda võib-olla esimese ülesandega võtta. Aga nüüd liigukski edasi võib-olla küsimusteni, et saate esitada oma küsimusi ja paar tükki on siia ka jõudnud. Et esimese küsimusel oli, et kuidas publikuga paremini kontakti luua esinemise ajal? Ja kindlasti see, et on mingi silmside, on mingisugune selline energiavahetus mõnes mõttes või et sa küsid, võib-olla küsid ka ise publiku käest midagi või paludki nagu kätt tõsta mingi koha peal, mis on oluline teema või küsid, et kas te olete nõus mingi koha pealt näiteks, et eks neid viise on erinevaid, et ma kunstlikult ei soovita nagu midagi teha või midagi sellist teha, mis sulle täiesti ebamugav tundub või kuidagi nagu sinuga üldse kokku ei lähe, sest inimesed on erinevad ja mida nagu loomulikumalt sina seda teed iseendale, seda nagu kaasatum see publik ka on, et vähehaaval saab tõesti alustada sellega, et sa küsid kas või küsimuse, millele nad kas või oma peas mõtlevad ja siis sealt edasi juba selline, et sa julged ise seda kätt tõsta, seda küsimust küsida, see ei ole ka lihtne alguses, aga neid viise on erinevaid. Tõesti mõni selleni välja, et sa panedki nad kõik koos midagi seal tegema, liigud ise publiku sees ringi, ka väga paljudele väga raske vastu võtta, aga see kõik on see loomulik osa sellest sinu loomulikust olekust, et vähehaaval väikeste sammudega muutub mugavamaks. Siis pidev harjutamine ja võtta neid võimalusi esineda. Siis oli veel selline küsimus, et kuidas reageerida, kui keegi esinemise ajal ootamatult segab või küsib sellise provokatiivsema küsimuse näiteks? Ja see segamine on väga huvitav. Ma olen vahel oma koolitustel seda teinud, et ma segan meelega inimesi, kui nad parasjagu siis esinevad, teen mingit müra või lärmi, mida siis on mingi asi, millega sa peadki tegelikult nagu harjutama ennast, sellepärast et seda juhtub.
telefon heliseb kuskil publikus, keegi sahistab, tahab välja minna, ühesõnaga see on jälle see teema, et seesama see fookuse hoidmine on ju. Et sina hoiad fookust sellel, mida sina nagu sinna tegema tulid, sa ei lase ennast sellest häirida või vahel, kui sa juba ka õpid natuke rohkem, siis sa oskad selle kuidagi mänguliselt sinna sisse panna, et minu õpetaja, maailmakuulus koolitaja ja kõneleja Erik Meets, tema tõi väga toreda näite ükskord, et kui nagu telefon heliseb, et siis ta nagu midagi tegi sellist nalja, et kuule, et ütle neile, et ma praegu ei saa, et noh, et mul on siin, ma olen praegu laval on ju, et ühesõnaga, et ta võttis selle pinge maha selle inimese jaoks ja ka ülejäänud seltskonna jaoks, et neid olukordi on erinevaid, et tegelikult ei tohiks lasta ennast segada, kui sa juba oskad mänguliselt sellesse suhtuda, et sinna kaasa võtta, siis see on ka päris põnev. Ja provokatiivne küsimus, noh, võib-olla see on seesama koht, kus ühtepidi jääda ikkagi viisakaks, eks, ja nii nagu seal tööintervjuul või siis nagu vestlusel, et võib-olla me tuleme selle teema juurde hiljem tagasi, et väga põnev küsimus, et ma kohe nagu ei oskagi sellele vastata, et aga ma tahaksin praegu selle osa võib-olla lõpuni rääkida ja siis sellele küsimusele vastata või võib-olla nagu me suhtleme pärast nagu omavahel, et võib-olla on mul vaja rohkem infot otsida ja siis sellele küsimusele vastus anda. Et mitte karta seda, et kui ma ei oskagi vastata, et me ei pea teadma vastuseid kõikidele küsimustele. Ei peagi. Eriti, kui see on selline provokatiivne võib-olla. Ja võib-olla ka mitte suhtuda sellesse nii palju, et inimesed tahavad sulle kuidagi halba. Et mõni lihtsalt ongi selline natuke teravam. Et eesmärk ei ole lihtsalt sealt maha võtta, vaid pigem sina jääd enda juurde ja enda teema juurde ja selle enda loomuliku oleku juurde ja ei lase ennast sellest liiguda ja võimalusi erinevaid jah. Kuidas võib-olla ongi selline alustava esinejana sellise suurema publiku ees just nende küsimuste küsimine, et kas on mõistlik siis kuidagi kasutada mingeid vahendeid, kus nad saavad küsimusi esitada ja millal siis nagu nii-öelda neid küsimusi vastu võtta? Ma ise olen väga tihti teinud ka nii, et kui on see küsimuste koht, et siis ma olen teinud nii, et ma olen ikkagi küsimused võtnud lõpus. Et seda on just ka näiteks moderaator, kes on sisse juhatanud, on öelnud, et küsimused tulevad lõpus, et siis ka mina nagu tean ja need tulla sinna vahele. Mõni tahab võtta vahele küsimusi, et selgitada, avada võib-olla teemat rohkem. On ka olnud olukordi, kus ma olen öelnud, et mul on selline kõne, mis tegelikult on hästi üks tervik ja sinna nagu need küsimused otseselt nagu ei sobitu, et aga pärast minu esinemist on võimalik tulla siis minu käest nagu küsima. Noh, need sellised mingid isiklike lugude jagamised, et siis on võimalik tulla pärast küsima, et jah, et ega sa kunagi ei tea tegelikult, mis on see õige ja mis ei ole, aga mis sulle parasjagu tegelikult tundub, siis seda tunnet tasub usaldada ja nii palju kui võimalik siis ka selle ürituse korraldajaga koostööd teha. Et ma tahan küsimustele vastata lõpus või ma küsimusi vahel ei võta või kui sa ise lähed lavale, saad seda samuti öelda, mida sa eelistasid, mida sa soovid ja nii saab ka siis publik teada. Ja sellest me vist juba rääkisime, et slaidide kasutamisest, et kas parem on kasutada slaide või rääkida ilma abimaterjalideta. Jaa, see on väga huvitav. Mul oli just ühele ülikoolile ka selline online loeng siin ja ma ei kasutanud slaide ja pärast seda siis oli hästi tore kommentaar seal, et võib olla nagu Powerit ja Pointi ka ilma PowerPointita, et selles mõttes, et see oli hästi, hästi tore kommentaar ja tõesti, et siis on see fookus sinul. See, kui põnevalt sa jagad seda, siis noh, võib-olla slaidid on vahel selline mugav viis, et noh, vaadake neid vahepeal, et või lugege ise siit maha, aga just, et sõltub. Kui sul on mingid väga olulised faktid, mingid ilusad illustreerivad punktid, võib-olla mingi pilt, võib-olla mingi video, midagi huvitavat, olulist üle rõhutada, siis jaa, loomulikult. Aga mis saab siis, kui slaidid ei tööta? Ehk siis see on see küsimuse koht, et sa pead olema valmis igal juhul. Jälle see eeltöö, mis on just kõige olulisem. Kõiges valmis olla. Kas rohkem küsimusi ei ole? Ja et siis võib-olla jagad enda kohta, et kust me saaksime veel infot leida näiteks või kursis olla. Ja mind võib julgelt jälgima tulla Instagramis, Facebookis, LinkedInis, samamoodi veebileht kristinatamro.com on täitsa kättesaadav, seal on erinevat infot minu ja minu tausta kohta, samamoodi saab kontakti võtta, et kui on soovi mõnda koolitust töötuba või personaalõpetust saada,
et hea meelega teen seda. Et minu selline suur südamesoov on, et inimesed julgeksid ennast ehedalt ja julgelt ikkagi jagada igapäevaselt laval, kus iganes, vahet ei ole, et kõik see on selline eneseväljendus ja tore on aru saada, mida inimene tegelikult tahab öelda, kui ta seda julgelt välja ütleb ja selle võrra lihtsamaks muutub see suhtlus meie vahel ka, et jah. Et julgelt võib siis ühendust võtta. Ja aitäh siis vaatamast, kes meid täna jälgisid. Ja Teeviita siis ka ikka jälgida Instagramis ja TikTokis, et mis põnevat meil veel seal üles tuleb. Aitäh kõigile, tšau!